Ma vaatasin oma telefoni ja äkki pauk. See on maailmakuulus golfimängija Tiger Woods, kes räägib politseinikega. Mida ta siis üritab seletada? Jah, ma just rääkisin presidendiga. Ja miks ta toob välja oma suhte Ameerika Ühendriikide presidendiga? Ma selgitan, miks Tiger Woods sattus käeraudadesse ja kuidas teda süüdistatakse joobes juhtimises. Mina olen Angela Levi ja see on Crime Fix. Tiger Woods on harjunud kaamera ees olema. Ta on üks maailma parimaid golfimängijaid. Tal on 82 PGA võitu ja ta oli sisuliselt golfi imelaps juba väga noores eas. See mees on tõeline legend. Aga reedel 27. märtsil jäi Eldrick Tont Woods kaamera ette hoopis valedel põhjustel ja see polnud esimene kord. Sheriffi juhtumi aruandes seisab, et Tiger Woods ületas keskjoone, kui ta sõitis pick-upi taga, mis üritas sissesõiduteele pöörata. Siis ütlevad abisheriffid, et Woodsi maastur sõitis kaubikule otsa ja paiskus külili juhi poolele. Ja vaata seda, tegelikult on näha kokkupõrkest jäänud trehvide jälgi ja katset kohe seal teel peatuda Florida osariigis Martini maakonnas. See juhtus veidi pärast kella 2 päeval Jupiteri saarel. See on tõkkesaar umbes 2 tunni kaugusel Miamist põhja pool. Abisheriffid sõitsid kohale ja leidsid Tiger Woodsi. Tere, Danvo. Kas sinuga on kõik korras? Hästi. Minuga on kõik hästi, kuidas sinul endal läheb asetäitja Buenoville? Härra, kuidas teil läheb? Tere. Mina olen asetäitja Buenoville. Me oleme minu šerifi kontoris. Ma olen siin, et uurida seda pidevalt vahele jäävat videoliiklusõnnetust. Haigutus. Oota, kas sa saad mulle kiiresti öelda, mis juhtus? Jah, ma vaatasin oma telefoni. Kas sa tahad vaadata teisi raadiojaamu? Ja järgmine asi, pauk. Okei, kas sinuga on kõik korras? Täiesti korras, okei. Täiesti korras. Hästi. Nii et see on tavaline päevadel. Mul on vaja telefoninumbrid. Kas sul on mulle telefoninumber? Jaa. See ongi Tigeri lugu. Ta vaatas korraks oma telefoni, kuid šeriffi asetäitjad märkasid, et ta tundus kuidagi eemal olev. Nii et nad hakkasid tema küsimusi küsima. Ja sõiduk on registreeritud teie nimele. Hästi. Oodake lihtsalt hetk, ma tulen kohe tagasi, eks? Kontorisse. Ma arvasin. Ja, korporatsioon. Ma olen nõus. Ma võtan kontori numbri selle asemel, et... Kontori number? Ja. Me võtame selle sealt ära. Kas teie olite ka autos, härra? Ei. Okei. Hästi. Oodake lihtsalt siin, mees. Ma tulen kohe tagasi. Jah, me saame uue töötaja alustada, jah. Ma ei tea, kas tal on seda vaja või mitte. Ta muutub lahedaks. Ta kannab päikeseprille. Tema silmi pole näha. Ma ei näe tema silmi. See asi, ma arvan. Kõne on üsna okei. Tiger on muidugi kuulus mees ja ta tunneb palju väga kuulsaid inimesi. Võid mäletada, et president Trump andis talle 2019. aastal presidendi vabadusmedali ja Tiger võis arvata, et see aitab teda sellest keerulisest olukorrast välja. Asia möödudes näib, et ta mainib presidendi nime. Kuule seda. Palun jää siia meie juurde. Jah, ma just rääkisin presidendiga. Püüan telefonist eemale saada. Jah, ta vabandab väga selle eest, mida ta tegi, ma arvan. Tõesti. Palun, ära pane midagi suhu. Mitte midagi suhu. Lähme alla. Aitäh, mitte midagi sellist. Ei, ta palus mu ees eilse õhtu pärast. Väga vabandust. Ei, jaa. See on korras. On, mis on? Jah.
Jooksen oma korteris ringi, väljas on üsna niiske. Sul pole huulepulka vaja ja see huulepalsam ka mitte. nii palju siis seni protokollist. Nad viivad autot teelt ära ja siis tulevad sinu juurde, räägivad sinuga ja annavad teada, mis avariiga toimub. Jah, okei. Tema tegeleb avarii uurimisega, asetšerif Beneville. Jah, mul on tema andmed. Ma olen siin teiega olnud, ma ei tea, millega tema praegu tegeleb. Loodetavasti sa ei ole segaduses. Kus ta selle kõigega on? Nara. Peaaegu nagu autod. Lähi. Ta on keegi, kellel on julgust, kas pole? Ma tean. Alati võiks hullem olla, muidugi. Kõik see võiks olla hullem. Tere, minu nime on asetšerif Levin, Martin County Sherifi büroo liiklus- ja joobesjuhtimise osakonnast. Olgu, nii et asetšerif Kidding palus mu siia tulla, et viia läbi joobesjuhtimise uurimine sinu suhtes. Lihtsalt selleks, et veenduda, et sa olid avarii hetkel võimeline mootorsõidukit juhtima. Olgu. Seda öeldes tema viis oma uurimise läbi, nii et see osa on tehtud. Nüüd liigun ma kriminaalaspekti juurde, eks? Kas sa saad mulle rääkida, mis avariiga juhtus? Ma vaatasin oma telefoni, ma olin juba raadiojaama vahetanud ja ma saan... Okei, nii et sa vaatasid oma telefoni ja vahetasid midagi, jah? Raadiojaama. Okei, hästi. Ja kus sa täna tuled? Võin oma ajast. Sinu maja. Kus su maja asub? Okei, nii et siin samas tänava peal? Ja. Okei, ja sa ei saanud avariisiga? Muidugi. Mingigi maal. Okei, kas oled nõus tegema mõned välitestid, et veenduda, et oled piisavalt heas seisus, et oma sõidukit juhtida? Ma palun sul nüüd autost välja astuda ja me läheme minu auto ette, eks ole? Okei? Ma tulen sulle järele. Kas sul on jalavigastus? Jah. On küll. Olgu, mis sellega juhtus? Me läheme kohe sinna. Ma tean, et siin on palju autosid, aga kohe sinna. Sa võid tundida kõnniteel. Ma tean, et siin on natuke palav. Jäka edasi. Nii, et kohe siia, otse selle turupatrulli auto ette. Jaa, härra. Siin samas. Täiuslik. Kas sul on praegu kõik korras? Jah. Nii et seekord, kui sul on midagi. Mul on olnud 7 seljaoperatsiooni. Üle 20 operatsiooni mu jalale ja ka seljale. Kes oli su kuramuse kirurg? Eelmise aasta oktoobris. Kas sa suudad ilma probleemideta oma jalg üles tõsta? Ma kontrollin sudaset, sina kontrollid taset. Mu paklu tõmbus krampi. Olgu. Nii et mida me nüüd teeme on see, et ma pean selle kätte saama. Ma aitan sul harjutust teha. Loodan, et see sobib sulle. Olgu. Enne kui alustame, anna teada, kui midagi on. Pole probleemi. Hästi. Ja pane see oma pea peale, siis oledki täiuslik. Pole tipus. Ilmselt lähedki edasi. Ja sul on veel mõned võimalused. See õige. Ja siis jätkaja. Too oma jalad enda poole. Täiesti lõpuni. Kui palju sa täna joonud oled? Ei. Kas sa võtad mingid ravimeid? Ma võtan mõnda. Mis sinuga lahti on? See on õige. Jaa. Kas sa võtsid need kõik? Jah, mis kell hommikul, eks ju? Hommikul ma ei tee palverännakuid tükk aega. Ei, ma olen 8 korda murdunud. Kas sa tarvitad mingid ebaseaduslikke aineid? Nüüd, kui esialgsed küsimused on lõppenud, on aeg päris kohapealseks kainuskatseks. Ei, okei, suurepärane, hästi. Nüüd palun pane oma käed külgedele. Hästi, nii et mida sa nüüd teed, on see, et vaatad minu pastakat siin. Okei? Ja ainult oma silmadega jälgid seda. Ära liiguta oma pead. Kas saad aru? Tere aru. Täiuslik. Ära liiguta oma pead.
ära liiguta oma pead. Proovi oma pead mitte liigutada, eks? Hästi. Nii et ma palun sul panna oma käed küigedele. Hästi. Okei, liiguta oma silmi taha. Sa jälgid seda. Ära liiguta oma pead. Kas sa saad aru? Sain aru. See hakkab liikuma ringi ratast ja läheb väga-väga sinu näo lähedale. Peaaegu puudutab su nägu. See ongi kõik. Selle esimese harjutuse jaoks palun ma su võtta oma nimetissõrmed ja suunata need välja niimoodi ning siis too käed tagasi külgedele. Okei, just niimoodi, jah, härra. Ja sa jääd sellesse asendisse, kuni ma annan sulle edasised juhised. Kas sa saad aru? Ei, täiuslik. Kui ma ütlen, et alusta, siis kalluta oma pea 45 kraadi võrra taha ja sule silmad. Kas sa saad aru? Täiuslik. Kas sa tead, kumb on sinu vasak käsi ja kumb parem käsi? Kumb on sinu vasak käsi? Täiuslik. Kumb on sinu parem käsi? Õige, hästi. Nii et, nagu ma ütlesin, kui ma ütlen, et alusta, siis kalluta oma pea 45 kraadi võrra taha. Okei, ära alusta veel ja siis sa sulged oma silmad. Ära alusta veel. Okei? Nii et sa lihtsalt vaatad mind praegu. Okei? Nii et nagu ma ütlesin, kui ma ütlen vasak, siis tõstad oma vasaku käe otsa oma näo ette. Puuduta oma sõrme otsaga oma nina otsa ja vii siis kohe käsi tagasi küljele. Sama tee siis, kui ma ütlen parem. Sa puudutad oma parema käe sõrme otsaga oma nina otsa ja viid kohe käe tagasi küljele. Kui ma ütlen sõrme ots, siis see tähendab sõrme otsa, eks? See ei ole sinu sõrme jälg, see ei ole sinu küüne ots, see ei ole sinu sõrme küljed, see on sinu nina ots, eks? See ei ole küljed, see ei ole ülemine osa, see ei ole alumine osa, see ei ole sinu nina sõrmed, okei? Kas sa saad aru? Kas sul on küsimusi? Hästi, alusta. Pendu, et sulged silmad.
vasak. Võin nüüd silmad avada. Hästi. Selle harjutuse jaoks tahan, et paneksid oma käed peopesa tastamisi, üks käsi ülespoole ja teine allapoole, nagu nii. Olgu, ja sa jääd sellesse asendisse, kuni ma annan sulle edasised juhised. Kas sa saad aru? Väga hea. Kui ma ütlen, et alusta, siis pöörad oma peadmise käe ümber ja ütled valjusti 1. Siis pöörad käe tagasi ja ütled valjusti 2. Loed ainult siis, kui su käed puudutavad üksteist niimoodi. Okei, see saab olema 1, 2, 1, 2. Okei, nii et 1 siin, 2 siin. Jah, härra. Ainult siis, kui su käed puudutavad. Nii et 1, 2, 1, viimane, 2. Jah, härra. Okei. Sa kordad seda. Kiirenda, kui jätkad ja ära peatu enne, kui sulle öeldakse. Veendu, et hoiad käed ja sõrmed iga patsutuse ajal paralleelselt. Nagu nii. See saab olema 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kas saad aru? Kas sul on küsimusi? Hästi, alusta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Veenda, et sa kiirenda, kui edasi lähed. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Võite teatada? 1, 2, 1, 2. Olgu. Viimase harjutuse jaoks palun tee mõlema käega rusikas. Aseta vasak rusikas oma rinna keskele ja parem rusikas vasaku rinna vastu. See läheb välja nii. Nii et vasak rusikas on rinna keskel ja parem rusikas otse ees. Jää sellesse asendisse, kuni annan sulle edasised juhised, eks? Kui ma ütlen alusta, pead sa tegema 4 ülesannet. Hästi, sinu esimene ülesanne on lugeda valjusti 1-st 4-ni, samal ajal liigutades rusikaid astmeliselt ja puudutades neid omavahel. See näeb siis välja umbes nii. 1, 2, 3, 4. Kas on selge? Teine ülesanne on meelde jätta oma rusika asend pärast 4 lugemist. Plaksuta 3 korda käsi ja vii rusikas tagasi meelde jäetud asendisse. Nii et pärast seda, kui loed 1, 2, 3, 4, jätad meelde oma rusika asendi ja siis plaksutad 3 korda. Ja siis vii käsi tagasi meelde jäetud asendisse. Sinu kolmas ülesanne on liigutada oma rusikat astmeliselt vastupidises järjekorras. Loenda vaiult 5-st 8-ni ja vii oma vasak rusikas tagasi rinnaku keskele. Nii et sa ütled 5, 6, 7, 8. Sinu 4. ülesanne on avada käed peopesad allapoole ja asetada need sülle. Nii et pärast ülesande täitmist avad käed ja asetad need sülle. Kas on selge? Kas sa saad kõigist juhistest aru või soovid, et ma kordaksin neid veel kord? Korda neid, kui me edasi liigume. Vabandust? Korda neid, kui me edasi liigume. Nii et ma ei saa neid korrata, kui me edasi liigume. Olgu. Sellepärast ma palungi, et sa kõigist juhistest aru saaksid. Kui vajad, et ma seda sulle veel korra näitaksin, siis ma saan seda teha. Olgu, aga praegu on aeg küsida kõik küsimused, mis sul on. 1, 2, 3, 4, kuni lõpuni välja. Kas soovid, et ma seletaksin seda sulle veel kord? Olgu. Nii, nagu ma ütlesin, sa alustad. 1, 2. Don't begin yet. Nii et ära alusta veel. Olgu, kõik mida ma tahan on see, et sa jääksid stardipositsiooni, eks. Kui ma ütlen, et alusta, siis sa teed 4 ülesannet. Olgu, esimene ülesanne on lugeda valjusti 1-st 4-ni, samal ajal liigutades oma rusikaid astmeliselt, niimoodi, ja puudutades iga kord rusikaid kokku. See näeb välja nii. 1, 2, 3, 4. Olgu, teine ülesanne on meelde jätta oma rusika asend. Plaksuta 3 korda ja vii oma rusikas tagasi meelde jäetud asendisse. Sinu kolmas ülesanne on liigutada oma rusikat astmeliselt vastupidises järjekorras. Loe valjusti 5-st 8-ni. Okei, vii rusikad iga kord kokku. 5, 6, 7, 8. Okei, aseta oma vasak rusikas rinna keskele. Sinu 4. ülesanne on avada käed peopesad allapoole ja asetada need sülele. Okei, kas sul on veel küsimusi? Hästi, alusta. Okei, ma panen selle selda. Mina.
On ilmne, et abi šerifid ei usu, et Tiger Woods on läbinud kainuskatsed. Kas sa pöörad oma näo minu auto poole? Pane kindlasti käed selja taha. Pane need selja taha. Nii, väga hea. Praegu usun ma, et sinu tavapärased võimed on häiritud. Okei? Ja sa oled selle tundmatu aine mõju all. Nii et praegu oled sa arreteeritud joobes juhtimise eest. Jah, härra. Okei, kas sul on midagi enda juures, mis võiks su jäia esile tuua? Ma viin selle kohe lavale. Ma panen selle selga. Kas mul on kleebised? Sa ajad oma jalad laiali. Minu jaoks. Võta kott. Kas sa saadisid selle pihta nii? See on narko. See on narko? Jah. Okei. See siis narko. 320 taala. Pick-up'i juht kirjeldas kahele šerifi abile, mis tema arvates juhtus. Olgu, kas saate mulle öelda, mis juhtus? Ma aiglustasin ja tema lihtsalt, ma proovisin, tema muudki üritas, ta ei näinud mind. Olgu, ja teie? Kas teil oli suunatuli sees? Jaa. Okei, nii et ei olnud täiesti peatunud, te ikka veel liikusite? Ma valmistasin peatuma. Oota korraks. Ma mõtlen, et sa peaksid inimestele teada andma, kuidas hoogu maha võtta. Ja ma treenin palju. Olgu, ma lihtsalt ei lase sul. Kell 17.45 samal pärastlõunal on maailmakuulus golfimängija Tiger Woods käeraudades asetäitja patrullauto tagaistmel ja ta viiakse šerifi büroosse, et teda vormistada. Ta ei ütle teel vanglasse ühtegi sõna, aga kas sa ei tahaks teada, mida ta selle sõidu ajal mõtleb? Tiger Woods vormistati Martin County vanglasse süüdistatuna joobes juhtimises, mille tagajärjel tekkis varaline kahju ning keeldumises uriiniproovi andmisest. Ta on nendele süüdistustele mitte süüdi tunnistanud, mõni aeg pärast kella 5 õhtul. Tiger Woods on taas politseiautos käeraudades. Seekord on ta kaetud tekiga. Miks? Me ei tea. Võib-olla oli šerifi kontoris külm. Jällegi, Tiger Woods ja šerifi asetäitja on teel. Viis 13. Mainisin varem, et see ei ole esimene kord, kui Tiger Woods on olnud uudistes ja kaamera ees avarii tõttu. Ja eelmine kord oleks see peaaegu tema golfikarjäärile lõpu teinud, vähemalt profina. Veebruaris 2021 sõitis Tiger Woods Genesis maasturiga Los Angelese lähedal käänulisel teel, kui ta sattus avariisse. Tol ajal ütles politsei, et ta ületas kiirust. See maastur ületas keskeraldusriba ja sõitis vastu puud. Õnnetus jättis Woodsi raskelt vigastatuks, vähemalt tema jalg sai tõsiselt kannatada ja tol ajal polnud teada, kas ta suudab kunagi veel professionaalselt golfi mängida. Woods ütles ajakirjanikele hiljem samal aastal, tsiteerin: "Mul on vedanud, et olen elus ja mul on jäse alles." Enne seda 2017 aastal arreteeriti Tiger Woods kahtlustatuna joobes juhtimises. Politsei leidis ta kell 3 öösel magamas oma mustas Mercedeses, mis seisis parempoolses reas ning auto mootor töötas endiselt. Kuigi Woodsi alkomeetri näit oli sündmuskohal 0,00, leiti tema organismist mitmeid retseptiravimeid, sealhulgas Vicodin, Dilaudid, Xanax, Ambien ja THC. Tema seletus:
Goffar ütles, et ta ravis end ise pärast lülisamba fusioonoperatsiooni, nagu on kirjas The Athletics raportis. Woods tunnistas end süüdi hoolimatusjuhtimises ja läbis joobes juhtimise alternatiivprogrammi. Nüüd näib see viimane arreteerimine olevat võimalik korrudus 2017 aasta arreteerimisele. Woods pühus ka eelmisel reedel tulemuseks 0,00, kuid seekord ütlesid abisheriffid, et leidsid Woodsi vasakust püksitaskust 2 valget tabletti ning märgistused näitasid, et need olid hüdrokodoon opioid, mida kasutatakse valuvaigistina. Tiger Woods avaldas paar päeva hiljem Twitteris avalduse, selles seisab. Ma tean ja mõistan olukorra tõsidust, milles ma täna olen. Ma astun mõneks ajaks kõrvale, et ravile minna ja keskenduda oma tervisele. See on vajalik selleks, et ma saaksin seada esikohale oma heaolu ja töötada püsiva paranemise nimel. Olen pühendunud sellele, et võtan vajaliku aja, et naasta tervema, tugevama ja keskendunuma inimesena nii isiklikus kui ka tööelus. Hindan teie mõistmist ja toetust ning palun sel ajal privaatsust oma perele, lähedastele ja endale. Lugupidamisega, Tiger. Just Seal, Tiger Woods viitab sellele, et otsib ravi ja taastumist, nii et võime järeldada, et on läinud võõrutusravile. Tema järgmine kohtuistung on kavandatud 5. maiks 2026 ja me hoiame teid sellega kursis. See on kõik selleks Crime Fixi episoodiks, Law and Crime. Pea meeles, et saad meid alati vaadata YouTube'is ning meid leiab ka Spotify'st. Kohtume siin jälle järgmisel korral.